Head kuulajad, teie kõrvus on see, mis teie kõrvus ikka on olnud. Ehk Mehed hakkame elama podcast ja üllatus, Kaidar Kahar on saatejuht ja täna, mis on tõeline üllatus, mis ka üllatus on mulle siia külla tulnud Reimo Sildvee, hommikune ärataja, Terevisiooni saatejuht. Ma tahan teha laiendusi. Mees, keda ma olen meelitanud endaga purjetama ja me oleme sõitnud, ma arvan, vähemalt ühe korra Tallinna lahel koos purje all ka. Ehk siis harrastuspurjetaja, ikka tahan niimoodi öelda ka. Tere, Reimo! Tere, Kaidar, tere kuulajad. Jah, selles mõttes, et me oleme tõesti korra koos purjede all sõitnud sinu väikese folkpoodikesega, eks ole. Ja siis me oleme tabanud vist üksteist niimoodi merel hoitanud ühest paadist teise, eks. Ja seda on juhtunud õnneks rohkem kui ühe korra. Jah, just, et me oleme kohtunud, aga ma olen jah selline, mul ei ole endal paati, minu paat on kuskil minu unistustes, küllap ta mingil ühel hetkel ja päeval võib-olla siis on, aga ma olen jah selline, ma ühe korra kuskil intervjuus juba ütlesin ja sellest tehti suur pealkiri, et ma olen purjetaja sõprade ja tuttavate armust. Kuule, aga see on ju kõige parem asi üldse, mis olla. Aga tänase fookuse võib-olla sätime üldisemalt, et võib-olla me võiksime purjetamisest rääkida ilmselt 3 tundi ja keegi ei saaks aru, et aega nii kiiresti on rännanud. Aga ütle, mis mees sa oled, kust sa tuled, mis sinu selline pere taust on, kus sa oled sündinud ja kuidas seal seda tervist ja meheks olemist nagu kuidagi vaadati? Sa maid saavad nagu veel pikema peatüki, kus need purjetamise 3 tundi, eks, et kus ma tulen ja kes ma olen. Et, no, ma olen selles mõttes sündinud Tallinnas. Ühest küljest ma võin öelda, et ma olen 3. või 4. põlve tallinlane. Minu esivanemad on siin nagu Tallinnas väga pikalt elanud olnud ja tegutsenud. Nõmmel, ütleme siis nagu spetsiifilisemalt, olen ma üles kasvanud. Teisest küljest mul on hästi tugev side olnud ka maaga, oma isa poolse suguvõsa kaudu, et ma olen praktiliselt kõik oma suved ja muudki nädalavahetused veetnud maal ja tegelenud igasuguste maaelu asjadega, noh, ühesõnaga lehmad, lambad, loomad, heinateod ja kartulivõtud ja kõik see, mis nii-öelda maal tehakse, lihtsalt selle vahega, et ma olen, ütleme siis, kui ei ole koolivaheaeg, siis olen olnud nagu nii-öelda ööbinud kodus ja läinud jälle tagasi, kui on olnud põhjust ja vajadust, et ka see eluperiood on minul nagu olnud väga, väga selgelt olemas. Et... No, mul on endal natukene sama background, aga ma ei käinud linnas vahepeal, et ma olin kogu aeg seal maal ja mõisted nagu loomade poegimine, lehmavasikate vastuvõtt, see, et aeg-ajalt tuleb kutsuda kunstlik seemendaja, kõik see on nagu olnud... Seatapu juures oled see ikka olnud? Ärme nüüd kõiki kaarte kaava, aga ütleme, et ma ei kinnita ega ei lükka ümber. Olen muidugi olen. Aga mõte selles, et kui palju sinna kõrvale on mahtunud selle eluviisi juurde või selle asja juurde seda, et räägime natuke tervisest või vaatame, mida me sööme või liigume või see kuidagi ei mahtunud sinna. Kuidas teie peres oli? Selles mõttes, et... Otseselt ja meil ei ole olnud küll sellist asja, et nüüd ema, isa istuvad maha ja lapsed räägime nüüd tervisest ja räägime nüüd, kui ma ei tea, liikumisest ja asjadest, et muidugi, et see on olnud nagu osa, ma olen käinud lapsepõlves ujumistrennis näiteks, koos vennaga me käisime, noh ja siis sama see nii-öelda maal elamine, olemine, see tegelikult tähendas, et sul kogu aeg on mingisugune liikumine, mingi tegemine, meid seal maal oli tätid olnud pojad ja siis, eks ole, tüdrukud ja poisid seal koos, selline kamp ja seltskond kogu liiguti ja noh, ma ei tea, mängiti metsas, eks ju, luurekat ja kõiki, ma ei tea, indiaanlasi ja kauboisi ja kapten Tenkeshit kas või palun väga, eks ju. Ja samas, noh, Nõmmel kasvades kogu aeg tähendas see seda mingit õues mängimist, meil oli õues, talviti oli oma uisuväljak näiteks, vanade mingite uiskudega me sõitsime seal, noh, suvel jalgratas ja muu selline, et see liikumine on olnud kogu aeg, aga ma ei ole olnud kunagi selline, ütleme, ambitsioonikas võistlussportlane. Et seal samas ujumistrennis, kui ma käisin, siis see oli ujumistrenn lihtsalt nagu liikumise pärast ja meil oli põhikooli ajal hästi tore oli see, et meil oli Rahumäe põhikoolis, ma olen käinud, seal oli üks kehkaõps, vana elupõline kehkaõps Vassili Külats. Ja tema oli selline tüüp, kes, vaata kui praegu on see avatud spordiväljakute teema ja nii edasi, tollal seda sellisel kujul ei olnud, aga mis ta tegi oli see, et ta jättis poistele seal teatud tüüpidele nii-öelda saali võimlavõtme, ehk et me võisime käia mingitel päevadel korvpalli mängimas seal. Ja ma enam ei mäleta, aga kas see oli, ma pakun välja, et 9. klass oli kindlasti, aga võib-olla see oli ka mingi 7, 8, 9 näiteks. Siin koolivennad kindlasti saavad mind parandada, kui nad kuulevad.
et me käisime seal mängimas kas korra või paar nädalas lihtsalt õhtuti sellises vaba treeningu vormis, seal ei olnud kedagi nagu treenerit, lihtsalt olid nii-öelda aktiivsemad tüübid, kes vedasid asja võib-olla eest. Et selles mõttes jah, ma olen nagu igasugu asju teinud, aga minus ei ole kunagi olnud sellist ambitsioonikat võistlussportlast. Ütle, praegu november on hea aeg, kõik on pime, täna muidugi erandlik, päike paistab, on ju, üldse see sügis on olnud väga armuline, et masendus. Kas sellise vaimse tervise mingisugune, või et räägiti, et kuidas sa tunned ennast ja ma ei tea, sant on olla ja ei ole väga hea vaim peal praegu, et kas sellest sinu peres räägiti või see ei olnud ka miski? Mulle ei meenu sellised vestlused küll, jah. Isa küsib, et kuidas sul, Reimo, on see tuju ja ei, kas raskemeelsus tungib peale? Ei, sellised küsimusi ei ole, aga vaata, see on ka, mina olen sündinud 81. aastal, eks. Ja kui sa mõtled nagu selle aja peale, et kas tol hetkel, kas sellest räägiti või kas inimesed üldse teadsid sellest rääkida, võrreldes tänase hetkega, kus sellest vaimsest tervisest on, ma ei tea, viimase 10 aasta jooksul kindlasti on räägitud, ma arvan, ei möödu ühtegi nii-öelda meediapäeva, kus sa moel või teisel ei puutuks selle kokku ja mina oma ajakirjaniku töös samamoodi. Ma näen meil televisiooni saates, veel saates, mis ma teen Ukraina stuudio näiteks samamoodi, vaimse tervise teemad käivad seal maailmadel läbi, ehk et see on kuidagi nagu hoopis teistmoodi maailm, kus me elame ja ma arvan, et sellepärast ei räägitud ka ja inimesed ei teadnudki rääkida ja võib-olla ei osatudki rääkida, et siis hullud olid hullumajas ja nii oligi umbes, eks. Aga ma kujutan hästi lihtsalt ja võib-olla kellegi jaoks valusalt öelda. Aga see ei tähenda seda, et seda ei olnud, et tegelikult käis ju kogu aeg, et kui sa ikkagi lõhud ära hunniku puid seal maal, korjad ära kartulid, siis sa võib-olla trenni ei lähe, aga tegelikult mahvi oled kätte saanud ja vaim on ka kuidagi ergas, on ju? Nojah, aga see... Aga keegi ei mõtesta, et ma tegelen nüüd oma vaimse tervise põllu harimisega. Ja, minu isal on selline ütlus, et saaks puude lõhkumisest mulle kohe meenus, et vaim on ergas, et seal võib-olla just vastupidi on, see ütlus on umbes selline, et kui sa magama ei jää näiteks, et kuidagi und ei tule ja on, ma ei tea, see on paljudel probleem. Võib-olla on rahutud mõtteid peas, eks ju. Siis ta ütles, et mine lõhu üks ruum puid, et siis väsid ära, saad aru, et siis tuleb uni nii või teisiti, et vaim ei pruugi virgas olla, vaid kogu su keha, kogu see komplekt, eks ju, kui sa jaotad selle vaimukse kehaks ja milleks veel, kui sa tahab, siis see on nii väsinud, et uni tuleb nii või teisiti. Mulle tundub, et me võiksime siin saates teha selle isade listi ka, et need isade tsitaadid, see on väga hea. Kui ei tule und, mine lõhu üks ruum puid. Ja kuidas isa nimi on? Rein. Rein, aitäh selle mõtte eest. Sellepärast ma tahtsingi minna, et kuhu me oleme täna jõudnud, et see pilt natukene, et kus sa tuled. Ütle, milline suhe sul on täna? Et kuidas sa ise oma toimetusi vaatad, et kui palju sa endale saad selle töö kõrvalt võtta aega. Et sa oled iga hommik minu arust oled sa seal telekas kogu aeg. Mitte päris. Mulle vähemalt jääb mulje, et sa oled ja siis õhtuti oled sa seal selles Ukraina stuudios, et pinged on su töös palju. Kuidas sa endale aega võtad selle kõige kõrvalt? Mul ei ole mingit süsteemi, ma ütlen kohe. Ja ma olen võib-olla ka selles mõttes halb selline eneseanalüüsi, et nüüd öelda praegu siin hakata välja mõtlema, et minu süsteem on selline. Aga ma võin mõningaid asju kirjeldada sulle lihtsalt, et mida ma siis nagu teen. Et kindlasti on mingid perioodid, kus seda tööd ongi rohkem ja siis kuidagi nagu see kogu võib-olla fookus lähebki mingite tööasjade peale, on siin, ma ei tea, tehtud mingit telesarju või asju või mingit, kus on vaja rohkem materjali läbi vaadata ja siis see kõik võtab ka aega, sest sul on tundide viisi mingit materjali ja mingid tehnilised jamad ja ühesõnaga, küllap sa tead ise ka neid asju. Et siis jah, võib-olla sa ei jõuagi sellega tegeleda. Sa ei jõuagi nagu endaga tegeleda oma mingite lemmikasjadega niivõrd palju. Aga siis on jälle mingi periood, kus sul on aega ja siis mina arvastan lugeda näiteks. Mulle meeldib lugeda, ma ilukirjandust üldiselt ei loe. Ma millegipärast ei jää nagu konksu taha kinni ilukirjanduses sageli. On tulnud ette, et ma olen lugenud ka üht-teist. Aga mina loen kas ajalookirjandust või mingit sellist nagu populaarteaduslikku asja näiteks. Et see mingil hetkel olid väga toredad asjad või jätkuvalt on raamatud, mis on Tallinna linnaarhiiv on andnud välja linnaarhiivi lugemikud näiteks, mis on tore, seal on, soovitan lugeda. Tallinna ütleme siis ajast on seal väga toredad, seal on nii, et on erinevad arhiividokumendid, mis on siis säilinud, mis on seal ära toodud, enamasti ka lahti kirjutatud, ja siis on kommentaar juurde, et miks üks või teine asi seal nii oli, mis see taust sel hetkel seal on.
väga, väga põnev lugemine ja see on mõnes mõttes selles mõttes hea, et see annab sulle võimaluse natukene oma kujutlusvõimega tööd teha, ta viib sind tagasi sellesse aega. Et sa kujutad ette, seal on üks episood kuskil 1300 aastatest, kus siis Tallinna Raad kirjutab paavstile kirja, et Tallinna õpilased ei saa siis koolis käia üles Toompeale, sellepärast et see tee on eriti nagu karm, nad kukuvad, saavad pidevalt seal, ma ei tea, kas just surma, aga vigaseks vähemalt, eks ju, et selle aasta jooksul on nii ja nii mitu last seal vigaseks saanud ja sellepärast on Tallinnal vaja avada kool siis all-linnas, eks ju, see tohutu suur koolisõda teatavasti siis oli Tallinnas, eks ole. Seal üleval oli Toomkool, eks ju. Toomkool just ja siis all ei olnud nagu ametlikku kooli, seal olid ära õpetajad ja see kõik ülevalt Toompealt vaatas sellele kui väga halvale asjale, sest et ainult Toompeel oli õigus kooli pidada. No vot, ja siis hakkad ette kujutama, et kus pagan see koht siis oli, kus need lapsed niimoodi üles Toompeale pidid ronima. Patkulitreppidest. No ei olnud patkulitreppe, need tulid hiljem. Et kus nad siis läksid ja vaata see on nagu selline asi, mis mingil hetkel, miks ma seda loen, et see annab nagu kujutlusvõimele sellist ainest ja see on lihtsalt ka tore teada, et mis siis enne meid siin oli, miks me oleme täna sellised, kust miga see on tulnud. Siis on veel, mis ma teen, on, et minu jaoks on muusika ja minu jaoks on ooperimuusika, klassikaline muusika näiteks, et see aitab kuidagi mingit nagu sellist rahu või sellist mingit nagu head olekut ütleme tekitada, et esiteks ma käin üsna sagedasti teatris, et me enamasti kodus nii-öelda hooaja alguses juba teeme mingisuguse kava ära ja siis saab piletid ostetud, et saaks käia siis ooperis. Me üldiselt käime ka sõnalavastusi vaatamas, aga pigem just nagu ooper on meie teema. Ja siis ma loen ka ooperialast kirjandust, et mul siin just on praegu minu lugemislaual 2 sellist paksu Wagneri teost, või Wagneriga seotud teost. Üks on, mis analüüsib nagu Wagnerit, paneb teda üldse nii-öelda ajaloo konteksti, kirjutab teda lahti ja näitab, mis täna Wagneriga seotult on ja mis nii-öelda lood tema on algatanud, eks ole. Ja teine siis räägib tema nii-öelda sellest teostest, kus need on tulnud. Et see ongi tore, sa paned peale, ütleme, mingi Nibelungide sõrmuse, eks ju, just kuuled seal neid Nürnbergi meisterlauljaid ja samal ajal loed, proovid aru saada, mida siis muusikateadlased on öelnud selle kohta. Et mul puudub igasugune muusikaharidus, ma olen ise suhteliselt viisipidamatu, aga vot see mulle meeldib. Aga kuidas, näiteks täiesti praktiline küsimus, ma ei tea, kuidas sul see perekonnaseis on, sul on naine, see on juba läbi käinud, on sul lapsi palju? Üks poeg, jah. No see on omajagu, rohkem kui neil, kellel ei ole üldse lapsi. Aga kuidas sul see korraldatud on? Kas sul on mingi muusika kuulamise aeg või sa teed seda kuidagi käigu pealt või saad sa nagu võtta aja maha, et ma panen nüüd, istun seal oma muusika kõlarite ees ja kuulan seda? Ei, päris nii ei ole. See tihti pigem jääb, ütleme, nädalavahetus, kus ongi kuidagi nagu mingi siuke hetk või aeg, eks, et ei ole mingi töö, siukest ruttu peal. Mõnikord võib-olla kaab õhtuti, kui on nagu see olukord tõesti nagu mingit tööruttu või mingit asja ei ole, et ongi rahulikum hetk, et ei ole vaja midagi nagu teha. Ja see ongi, võtame see novembri ja selline talveaeg, mis tuleb ka siin varsti peale, kus võib-olla õues on vähem nagu lusti tegutseda, et siis ongi toredam nagu toas lugeda või kuulata neid. See on selline videviku tunni pidamine, et see ei peagi võib-olla kõiki lampe põlema panema ja... lugemiseks oleks hea, kui on valgust, jah. See on kasulik, aga ütleme muusika kuulamiseks siis. Jah. Aga ütle, kas sul ei ole seda tunnet, et kuidas ma võtan enda jaoks ja kuulan siis seda Nibelungide sõrmust, on ju, ma ei tea, kui pikk see on? See on 4 ooperit, eks ju, see koosneb 4 ooperist. Ja igaüks neist umbes 4 tundi, jah. No vaat, ma ütlen, kus sa võtad, see on terveks novembriks sul programm. No jah. Aga kas sul ei ole nagu süütunnet, et ma nüüd täiesti sisutult mingit tootlikkust ei ole, kes siis parandab ära parandamist vajava pesumasina või lõhuks küttepuid? Et sul seda nagu probleemi ei ole, et sa ikkagi tead, et see on minu aeg, mina võtan, mina kuulan, mina saan sellest oma selle hea. See vist on nii, jah. Ma vist võtan seda, jah. Sest et seal on, sa pead ikkagi ennast kuidagi ju nagu ju ka hoidma või endaga natuke nagu selles mõttes tegelema, et sa võid seda nagu tilkuva kraani ka ära parandada ja sa teedki seda ühel hetkel ja ma sel suvel tegingi seda ka, eks, põhimõtteliselt. Et sellega tuleb tegeleda ka, aga samas sa võid ka kraani, ütleme, tilkuva kraani parandamise ajaks, et mitte närvi minna kuskile, oled seal kraanikausi all sellile maas, käed on kuidagi üles tõstetud mingite võtmete kuskil vahele pealt neid mahutama, kuhu see tegelikult nad ei mahu, eks ju. Et sa võid ju ka selle nagu rahustuseks kuulata Parsifali näiteks või Tannhäuseri avamängu.
see on väga hea mõte. Ja või ma soovitan tegelikult jah, kuulata see Wagneri muusika on väga nagu omapärane, väga hea ja väga ütleme, noh, ma ei tea, tahaks öelda klišeelikult inspireeriv, aga ta mõnes mõttes on, jah. Väga hästi kuuldub. Väga hea, huvitav, ma proovin seda kodus järgi, ma loodan, et mul ei hakka ükski kraan tilkuma, aga kui see peaks juhtuma või mõni muu praktiline, mul on üks pesukuivati vaja koos lapsega ära parandada. Ehk siis... Lapse võtsid ikka välja sealt enne? Ei, laps on väljas, aga seal on üks töö vaja teha, aga siis ma tean, et ma proovin Wagneriga seda kõike ja mul lapsele ka meeldib klassikaline muusika, nii et võib-olla see on niisugune klassikaline muusika ju, tema olemus on selline, et ta üldiselt ju rahustab. Ta üldiselt nagu see harmoonia, mis seal sees on, ta enamasti toob. Ma saan aru, et ooper kui selline ei pruugi kõigile meeldida, need kõrged võib-olla naishääled mõnikord mingitel inimestel ma olen kuulnud nagu tekitavad probleeme, mis ta karjub ja kilab selleks. Aga samas, kuula siis võib-olla selle kilava naishääle vaba klassikalist muusikat, et kuula ooperi avamänge näiteks või sümfoonilisi siis intermetsosid. Raske on vastu vaielda, aga ütle, kas sinu sellesse enesehooldusesse või enesehoidu mahub ka selline füüsiline tegevus või sa põgened hoopis meelemürkide maailma, kas sa jood, teed palju suitsu, sööd rasvast liha? Mitte midagi sellist, nagu sa kirjeldasid. Ei, ütleme nii, et ma ei ole kunagi suitsetanud. Eks ma olen kunagi proovinud ikka, aga mul ei ole see külge hakanud. Mulle esimesest suitsust peale ei ole see meeldinud. Ja ma ei ole selle konksu taha läinud õnneks. Jah, alkoholi ma olen tarvitanud, aga muidugi minu jaoks ei ole alkohol olnud küll kunagi see, et ta nagu aitab stressi leevendada või toob mingist pingisituatsioonist välja või et oleks midagi nagu sellist. Ma ei ole sellest leidnud nagu seda teed sealt küll. Süüa mulle meeldib, jah. Süüa mulle ka meeldib teha. Ja söögi tegemine, kui sa küsid nüüd, et mis on selline asi, mis võib-olla kuidagi aitab nagu ennast hooldada siis 2 korra vahelt, siis ma arvan, söögi tegemine minu puhul on küll üks selline asi. Sest minu tööloom on ju selline, et ma ei tee kätega midagi valmis sisuliselt. Ma ei näe valmis produkti. Ei teki midagi minu töös sellist, mida saab kätte võtta, tõsta ühest kohast teise, et see kõik on kuskil eetris, see hajub kuskile ja... See on mingi tunne, mida sa tekitad või mingi emotsioon või mingisugune tarkus on ju. Just, aga nüüd süüa tehes, see protsess on sinu kontrolli all, sa teed mingi päris asja nii-öelda oma kätega valmis. Ja söögi tegemine on kõige lihtsam, et võib-olla kui mul oleks nagu ruumi omada mingit värkstuba ja siis seal mingit, ma ei tea, puidutrei pinki ja mida veel kõike, et võib-olla ma nokitseksin seal teha. Aga kord mul seda ei ole ja mul on koduköök olemas korteris, siis see on nagu minu värkstuba mõneti, et ma saan seal teha mingeid asju valmis ja ma ei ole mingi retseptikokk selles mõttes, et ma ei lappa retseptiraamatuid ja ei vaata sealt siis asju, et mida võiks teha. Ma olen pigem seda tüüpi kokk, kui sa nüüd tahaksid küsida, mis tüüpi kokk ma olen. Ma tahaksid küsida, mis tüüpi kokk sa, Reimo, oled? Siis mina olen seda tüüpi kokk, et ma kõigepealt visualiseerin selle toidu endale. Ma olen naljatlemisi seda oma sõpradele ja kodus ka rääkinud, et ma nägin nii-öelda ilmutust, mis söök on. Ma nägin pilti sellest oma peas, nagu tekkis mul mingisugune mõte ja siis ma hangin need komponendid ja siis ma proovin selle pildi nagu taas luua siis päriselt taldrikule. Nii, aga ma tahaks kohe detailidesse minna, sest alati mul on sama lugu, antakse kodus ülesanne. Mul on ka olukordi, kus mulle väga meeldib süüa teha, aga mul on praegu viimasel ajal selline mojo puudus, et ma kuidagi ei kisu mind sinna nagu pliidi taha. Aga on olnud aegu, kus see mind on rohkem kõnetanud, aga alati üks hea nõuanne või hea pilt annab mulle see ja kuulajatele samamoodi. Või räägi sellest, mis sa viimati tegid ja mis sul jube hästi välja tuli. Või pekki läks, ega samamoodi? Ma räägin tõesti viimasest asjast, nädalavahetusest. Koju olid saabunud siis hulk kartuleid. Kes kuulas algusest peale meid, ilmselt tajub, kust need kartulid saabusid. Ja siis oli vaja midagi nendeks teha. Ja siis kuidagi minu peas visualiseeris see mõte, et tuleb võtta siis vaadata veel, mis külmkapis olemas on ja ma teadsin, et ma olen varunud sügavkülma siis merilesta fileed. On kodus ka hulgim sibulat olemas ja siis sündis selline ahjuvorm, võtsin klaasvormi, hakkisin kartuli ja sibule sellisteks pöidla otsa suurusteks, ütleme kuubikuteks põhimõtteliselt. Panin nad kihiti, sinna sisse natukene vahele soole, maitseainet ja head siis oliivõli sinna. Ka lasin neil
ahjus üks sellised, ma ei tea, 40 minutit circa umbkaudu, ega ma kella pealt ka nagu aega ei vaata, ma pigem nagu vahepeal kontrollin, et kuidas kartulikalad on, kas seal lähevad pehmeks või mitte. Ja siis lisasin sinna olin natuke varem juba välja võtnud selle lesta fileed ja lisasin need sinna peale ja siis nad natukene seal maitsestasin ühe teisega ja siis nad küpsusid veel nüüd viimasesse astmesse ja siis sa saad põhimõtteliselt sellise hästi lihtsa roa. Seal mitte mingit keerukust ei ole, sa oled sisuliselt hakkinud ära kartuli ja sibula kuubikuteks, lasknud nad sellise ahjuvormis mõnusalt pehmeks ja sibul läheb eriti nagu veel magusaks ka küpseda ja siis tõstad sinna peale selle valge kala filee. Palun väga. Aega läheb küll nagu läheb, eks ju, ahjusta peab küpsema mingi aja, et see ei ole selline kiire nagu klõpsti. Aga kas peabki olema kiire? Ega sa ei peagi olema, Tannhäuserit ei kuula ka, ei taha ju, et see oleks mingi 3 minutit. Sa tahad, ei, muidugi, juba avamäng on vähemalt 15, eks. No võt. Ega sinu selle kartulivormi avamäng oli ka, või oligi 15 minutit. Ma arvan, sa hakkisid sibula ja kartuli ära ja 15 minutiga. Jah, umbes nii see võis olla küll, jah. Et hästi lihtne selline nagu roog, mõtled olemasolevatele komponentidele, sul nagu tekib mingi visualiseering ja siis ma saan aru, et mõned inimesed tohutult nagu vihkavad seda, kui retseptides öelda, et pane maitse järgi mingid asja. Jaa, no sul oli kõik maitse järgi. Mul oli kõik maitse järgi, jah. Palun väga, see on selline retsept. Aga kas sa lähed ka nagu selle, et okei, sul on peas see pilt, kas sa näed seda toitu taldrikul või seal vormis? Või sa näed serveerimist ka, kas see on nagu ka osa sellest mängust? Kuidas kunagi vist on seal õige vastus? Et pigem vist ikka selles mingis vormis, jah, et kus ta nagu sünnib, et kas on siis tõesti mingi, ma ei tea, pannpott või ahjuvorm või... Aga kuidas see peredünaamika, nad ikkagi tulevad sul abikaasa ja elukaaslane või ma ei tea, kuidas sul see suhtekorraldus seal on ja laps tulevad sinuga ühte ruumi seda sööma ka. Ja. Et sa võtad nagu sellest ka veel selle... Ja, muidugi, jah. See on ikka ühine pere selline, siis nädalavahetus oli see lõunasöögina. Jah. Kuidas sa ennast tajud oma selles kuidas teil see peremudel on, kas see on selline isakeskne, emakeskne, lapsekeskne, või tea, mingisuguse toimetuse keskne või kuidas see mudel on, kuidas on mees Reimo koduses mustris? Seda ma nüüd küll, ma ei ole küll niimoodi nagu mõelnud, et ma arvan, et meil on kindlasti see mõte, et me oleme nagu ka last kasvatanud nii, et me ei ole temaga rääkinud algusest peale Miki Hiireäärega, ehk et ta ei ole olnud nagu kogu aeg selline, et nüüd on beebikene ja nüüd on lapsukene ja tutt, eks ju, vaid me oleme temaga rääkinud nagu kogu aeg võrdsega, peab muidugi arvestama, et üks on täiskondine laps ja nii edasi, eks, aga et selles mõttes, et meil on siuke kolmeline seltskond, ma ütleks selle kohta, et seal on nagu kõik on võrdsed, ma ei oska sellist nagu asjaolu tuua, et nüüd keegi on tuumik ja siis nagu satelliit tiirlevad ümber tema või et on nagu patriarhaarne, või patriarhaarne, eks ju. Söögi tulevad täpselt sinna, rivistuvad üles ja siis sina jagad. Just, ja siis kui minu käskuse peale, siis kõik asuvad sööma, eks ju. Ei. Aga ütle, kui sa mõtled nagu, räägime siis su lapsest, nii palju kui sa oled nõus, poiss ja tüdruk? Poiss. Teismeline või Teismeline. No parim kombo, ime tore. Mis sa tahad, et selliseks meheks olemiseks talle kuskile nagu mällu jääks? See on hea küsimus. Mul ei ole kindlasti mingit ühtset reeglit. Mul on selles mõttes hea meel, et ta on saanud väga palju koos olla oma vanaisadega ühest küljest, ja mõlemad vanaisad, üks küll kahjuks oli, teine jätkuvalt on hästi sellised nii-öelda, aga teeme kätega asju valmis tüübid. Ja ta on sealt hästi palju õppinud, ehk et tal ei ole nagu sellist võõrdumust asjade ise tegemisest ja et kui on vaja ikka nagu minna maale saega metsa, et nüüd võtame mingid puud maha või et tükeldame ja teeme, et siis see on nagu tulnud nagu kaasa ja kuni sinnamaale välja, et see on üks naljakas lugu, et ta oli lasteaias ja siis seal küsiti lasteaia, siis õpetaja küsis laste käest erinevate käest, mis on lastetöö, eks ju. Seal oli ikka mäng ja ma ei tea, võib-olla kellelgi oli kodus midagi nagu millegi tegemine ka ja siis minu poeg ütles, et puude lõhkumine. Mis mõttes? Puude lõhkumine. Aga see tuligi sellest, et ta oli vanaisaga koos lõhkunud puid, küll nagu selles ametis, et vanaisa oli tõstnud selle puude lõhkumismasinale selle paku peale ja tema ülesanne oli seda nuppu siis vajutada, eks ju, aga mingi 4-5 aastasena oli see väga põnev töö vajutada seda nuppu seal peale, eks. Et see võib-olla, et selline nagu elus kuidagi hakkama saamine, et me oleme võib-olla muutunud inimestena
hästi selliseks nagu mugavaks, kõik meie eest tehakse ära, me ei oska ise enam teha, kuni sinnamaale välja, et ma olen kuulnud inimesi, kes räägivad, et lapsed tulevad metsalaagrisse neile ja nad ei oska tikku tõmmata, nad ei saa aru, et noh, tikutoosi võib-olla oskad lahti teha, kuidas kumba otsaga seal peale tõmbad ja mis sa teed taga, et ta põlema läheb. Et noh, selline põlvkond on vahepeal nagu tekkinud, mulle tundub, või selline arusaam elust, et ma ise seda ei oska, keegi teine tuleb ja teeb seda minu eest ära või noh, ma maksan, siis keegi tuleb, teeb. Aga ma kardan, et see ühiskond kaua ei saa kesta. Et meil on vaja ka inimesi, kes oskavad ise päriselt asju teha. Et see on selles mõttes mulle asi, mis mulle meeldib, mis on temasse kuidagi nagu üle kandunud. Ta oskab mingeid asju teha, eks ta on muidugi kaasaegne teismeline omad mängud kaasaegses tehnikamaailmas, kõik on ju ka asjaga käivad kaasas, eks. Ja mis on tore, on see, et kui me läheme tagasi korraks sinna algusesse, kus sa tegelikult ei taha pikka juttu rääkida purjetamist, et siis ma olen teda ka võimalusel hästi palju kaasanud sinna ja ta on, ütleme, väga hea stabiilse käega roolimees. No tegelikult ega ma ei tahtnud vältida seda purjetamist. Aga ma saan aru, jah. Et lihtsalt see on niisugune libe tee, kirg tõmbab kohe sinna täiega sisse, aga ma tegelikult, kui sa tõid selle mängu, siis tegelikult purjetamine minu kogemuses, mul mõlemad lapsed purjetavad, on tegelikult, nad alustavad ju soolopaadist. Neil on suur laev, nad on ise väiksed seal, tegelikult laev ei ole nii suur, aga nende jaoks on see suur ja sina pead üksi kõik otsused tegema. Sinu otsusest keerata rooli paremale, vasakule sõltub. Sinu otsusest keerata laeva vasakule, paremale, kas minna purjega mis ühele poole, teisele poole, kas see laine, mis tuleb, ma võtan seda otse, ma võtan seda nurgaga, kas ma üldse võib-olla pean lihtsalt tulema nagu ära, et see ongi tõstma käed üles, et see ilm on mulle natukene liiga palju või et ma ei julge praegu, et ma pean veel natukene, et see tegelikult õpetab nagu hästi palju iseseisvust, et see on, et siuke hea minu kogemuses vähemalt. On, ja teine asi on, kui sa küsid nagu, et kuidas ma ennast ka nagu maha laen, siis ma arvan, sa oled kogenud ja kuulnud seda juttu purjetates hästi palju, et põhimõtteliselt see võib-olla ka tunnikene merel aitab igasuguse nagu maamure peast ära klaarida, sest see on teine keskkond, teised tegemised, teised olekud ja jutud. Et selles mõttes, jah, ma olen ka nautinud iga hetke, kui ma olen saanud niimoodi käia vee peal, aidata nagu pea klaariks saada sellistest võib-olla argiaskeldustega seotud muredest. Ja seal on ka üks selline asi, et kui sa oled üksi seal väljas, on ju, või oled mingi väikse pundiga, siis kui sul tekib mingi probleem, tihtipeale neid ei teki, aga vahel tekib, sa pead selle ära lahendama, sa ei saa tõsta käsi üles, sest sul ei ole kedagi, kes sind päästma tuleb. Kui sa oled see väike laps selle paadiga seal, ma ei tea, jõe peal, mere peal, järve peal, siis sa pead üksi leidma mingi lahenduse. See lahendus võib olla ka see, et okei, nüüd on kõik, ma karjun abi, on ju, et ma kutsun treeneri enda juurde, on ju, või annan oma lähedastele märku, et tulge, nüüd on kõik, on ju. Et jaa, ma saan aru. Ja teine asi, ma ei tea, kuidas sul on, et ma olen vahel teinud selle, et ma olen võtnud kaasa arvuti või telefoni, et ma siis proovin seal lahe peal midagi või mere peal natukene midagi nikerdada, tööd teha. Ma ei ole töö tegemiseni veel jõudnud. Ja. Mul ei ole õnneks nagu sellist situatsiooni vajadust olnud, et kus ma tean, et ma nagu jagan seda töötegemist seal siis kuskil mere peal olekuga, et mul ei ole endal seda võimalust iga hetk, kui ma tahan merele minna, eks, et on üks asi, aga teisest küljest ma saan aru, et see ei ole hea projekt juba nagu eos, sest et see tegelikult see ei ole võimalik. Esiteks, minu arust ka Tallinna laht on nii väike, et sul eriti kui on purjetamishoovaks, kogu aeg keegi sõidab, midagi teeb, eks ju, et veel liinilaevad eriti sõidavad, et ega see nüüd nii, ühesõnaga. Aga ma tean inimesi, kes on merel teinud tööd ja kes teevad. Ja neid on, ma arvan, meie kuulajate hulgas on ka kindlasti neid, kes on seda teinud. Jaa, ei ma usun, et see võib-olla mingil hetkel see tuleb isegi nagu inimestel välja, aga mulle tundub, et seal nagu merel olekul see ei ole hea mõte, et seda, jah, ma pigem ei teeks. Ütle, kuidas sina tuled toime sellega, et sa oled, sa teed väga palju tööd, sul on väga pingeline, sinu poole vaadatakse. Kindlasti on neid pakkumisi, kus koha peal tahetakse, et Reimo, kuule, tule mu podcasti, ma ei tea, tule juhi mu pulmapidu või mul on naisel juubel, tule tee kihvt, ole peojuht, on ju. Et kuidas sa valid neid asju, millega sa tegeled? Kuidas sa selekteerid olulise ebaolulisest? See peab ilmselt mind ennast huvitama siis see asi. Et ma üldiselt olen pigem nagu ära öelnud sellised, et ole igas pulmas kadunuke ja see või ühesõnaga matusel kadunuke ja pulmas peigmeseks, et nendest olukordadest ma olen kuidagi nagu proovinud välja astuda, mulle need väga võib-olla ka ei meeldi, aga samas mingid asju ma olen teinud tõesti.
aga need on olnud siis tõesti nii, et mul endale kuidagi pakub see teema siis huvi või see on selline nagu kuidagi nagu oluline asi minu jaoks või jah. Et ma pean õnneks ütlema, et neid asju ei ole väga palju, et minu postkast ei ole nagu pidevalt umbes pakkumistest, et tule ja ole nii-öelda konverentsi kõigil konverentsidel. Ma ootan siia saatesse Jan Uuspõldu, et talt seda sama küsimust küsida. Ma arvan, tema postkast on rohkem umbes nendest asjadest, kui minu oma üldse ollagi saab. Reimo, aeg on otsas, aga lõpuküsimus on see, mida ma tahan sult küsida. Või aeg ei ole kunagi otsas, aga me oleme endale siia seadnud või sellise tingliku raami, et me tahame kuulajatest tekitada seda nälga, et me ei räägi kõiki lugusid sinuga ära ja see stuudio uks on sulle alati lahti. Võib-olla poole aasta pärast tuled, sa räägid meile sellest, kuidas sa oled midagi uut avastanud ja õppinud. Aga ma tahaksin teada sinu käest, mida sa teed oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks. Me oleme kõik see aeg sellest rääkinud. Anna mulle üks sükene väike, nagu su isa ütles selle magamise kohta. Aga ja see ruumpuid, lõhuruumpuid, jah. Nii, ütleme sellega siis ära. Sinu isa Rein ütles, et kui on kehv uni, lõhu ära ruumpuid. Nii, aga mis sina teed? Pauseks, ma pean mõtlema. Mul nii head lööklauset ei ole kohe võtta, aga mis... kirjelda siis lihtsalt. Okei, mis on kindlasti see, et ma olen valinud selle, et ma liigun linnas siin töö, kodu, mingid sellised nagu argiaskelduste trajektoorid, kas jalgsi või jalgrattaga, isegi enamus jalgrattaga, isegi aastaringselt selles mõttes talv läbi, panen naelrehvid alla ja saab sõita Tallinnas küll, kui lepingupartnerid on lükanud kõik teed ja asjad puhtaks, eks ju. See on üks asi ja teine asi tuleb, ma arvan, endale leidagi mingid sellised töövälised, aga samas ka perega seotud tegevused, mis kuidagi meeldivad ja mis toovad sellise nagu ka hingelise rahulolu ja pakuvad midagi juurde, et on siis, ma ei tea, minu puhul see, et ma saan minna käia purjetamas, head sõbrad Liina ja Andres, olge tervitatud ja siis, et ma saan tõesti võtta perega ja käia nagu ooperis, kuulata, eks ju, seda muusikat, arutada nende asjade üle, et mitte, et see oleks kellelgi nüüd ei jääks muljet, et muudku Reimo Sildvee istub oma kodus ja muudku aga ooper, muudku aga röögib, eks ju. See on väga ilus pilt, mida sa oled loonud, sa päeval purjetad, hommikul lähed televisiooni, töötad, äratad meid üles, siis sa lähed purjetama, siis kui ilm läheb kehvemaks, siis sa lähed koju oma kamina ette, Truu Labrador on su kõrval, sa kuulad ooperit ja sirvid kirjandust, vaatad vanu ürikuid ja siis, kui sellest kõigest saab jõuda otsa, siis sa lähed külastad ooperiteatrit koos oma perega ja sööd maitsvat kartulivormi valge lestafileega. Merilestafileega just. Jah, las see mulje jääb, hea küll, las ta jääb siis see mulje. Nii, saate pealkiri Mehed oskavad elada, Reimo Sildvee eri. Aitäh, et kuulasid, Reimo, suur tänu sulle, küta edasi ja mina olen Kaider Kahar. Olge terved ja liikuge ja ärge tehke suitsu eriti enam üldse ärge tehke, muidugi. Ärge tehke suitsu. Olge, elage nii, et homme on ka hea olla. Ja, aitäh, Kaidur, et sa mul koridoris üks päev nööbist sõna otsa mõttes peaaegu et kinni võtsid ja siia kutsusid, sinuga oli ääretult tore vestelda. Aitäh!